Tere tulemast kuulama Bioteeka podcasti Terveks eluks, kus avame tervise mitmekihilise maailma ja avastame teekondi, mis viivad tasakaalu, väe ja heaoluni. Siin kohtuvad teadus ja tunnetus, kogemuslood ja tarkused, mis on läbi aja aidanud inimestel terveneda, kasvada ja elada täisväärtuslikku elu. Meie podcasti eesmärk on inspireerida, pakkuda teadmisi ja avada uksi uutele võimalustele. Olgu siis selleks sügavam uni, tasakaalus hormoonid, tugevam immuunsus või elujõulisem keha ja meel. See on ruum, kus saame rääkida kõigest, mida läheb vaja terveks eluks. Mina olen Liina. Olen bioteeker, tervise ja looduse fänn, kelle süda põleb kõige selle vastu, mis toetab meie keha, meelt ja hinge. Minu kirg on siduda kokku iidseid tarkusi ja kaasaegset teadust, et leida viise, mis aitavad meil elada tugevamalt, tervemalt ja tähendusrikkamalt. Terviseteekond on üks lõputu rännak, nii et tule, avastame seda koos. Ja enne, kui sukeldume tänasesse teemasse, siis võtame hetke, et päriselt kohal olla. Nii et hinga sügavalt sisse ja hinga välja. Kujuta ette, kuidas iga sissehingamisega täitud värskuse ja rahuga. Ning iga väljahingamisega lased lahti kõigest, mis sind enam ei teeni. Siin ja praegu oled sa kohal, avatud ja valmis vastu võtma just seda, mida sa täna kuulama tulid. Nii et läheme teele. Meie tänaseks saatekülaliseks on Agnes Kajander. Agnes on naine, kelle kireks on inspireerida ja julgustada teisi naisi, leidma ilu ja enesekindlust väljaspool ühiskonna seotud standardeid. Ta on naine, ema, sõbranna, kolleeg, bioteeker, terviseentusiast ning on aastaid tegutsenud iluvaldkonnas, aidates inimestel leida tasakaalu nii välises kui ka sisemises heaolus. Tema sügav huvi keha, vaimu ja tervise vastu on viinud teda mitmekesiste kogemusteni, alates siis ilumaailmast kuni toidulisandite ja tervisliku elustiilini. Agnes on kirjutanud ka 2 raamatut. Esimese, Tüdruk, sina oled ilus, mis on siis kirjutatud noortele neidudele, ja teise, Ilu pole number, moodne Eesti ilupiibel, mis ilmus alles hiljuti. Nii et tere, Agnes! Tere, Liina! Räägi natukene meile sellest raamatust, mis meil siin laua peal olemas on. Pean kohe ütlema, et väga ilus raamat. Aitäh! Jaa, selle raamatu ma kirjutasin koos näohooldusspetsialisti ja holistilise ilunõustaja Mari Laksperega, mis siis tähendab, et meie 2 know-how on siin sees, et see raamat sai tõeliselt tummine, see on eriliselt nippide rohke, ehk et ta on tõesti, ongi ilupiibel, võiks öelda. Ja kirsiks tordil on seal Triin Maasiku fotod, mis siis annavad meeleolu ja muudavad meie nõuannete järgi praktiseerimise ülilihtsaks. Ma pean ütlema, et need fotod siin raamatus on tõesti väga esteetilised, pilt ilusad, et ma juba puhtalt nende fotode pärast tahaks seda raamatut oma raamaturiiulisse. Aga mis inspireeris sind kirjutama seda raamatut Ilu pole number? Kuna minu esimene raamat oli suunatud noortele tüdrukutele, siis minult küsiti tihti, et millal ilmub raamat naistele. Ja ma võtsin hoogu, ootasin õiget hetke ja aega ja siin see nüüd on. Aga mis mind üldse tõukas oma teadmisi jagama? Et maailm on ju ilunippe täis, need sajavad meile kaela igast ajakirjast ja meediakanalist.
Aga minu vastus on, et just sellepärast ma tahtsingi kirjutada selle raamatu, sest et ma olen elus nii palju iluämbreid läbi kolistanud, et ma olen nagu need terad sõkaldest eraldanud nii-öelda. Et väga raske on ju tegelikult orienteeruda selles maailmas, kui sul puuduvad teadmised, kui sul puudub kogemus. Ja eriti raske on veel siis, kui sa ei soovi iga selle iluhullusega kaasa minna, vaid et sa soovid tõesti enda eest hoolitseda tervise lähtepunktist, ennast armastavalt. Et seda infot nagu on, aga see on kõik nii laiali pillutatud, sa pead nagu spetsiaalselt otsima, et nüüd on kogu see selline ennast armastav iluhooldus pandud ühte raamatusse. Kas on ka mingi muutus, mida sa selle raamatuga loodad esile kutsuda, et ma ei tea, mis iganes see siis olla võiks, aga loodad, et naised hakkavad rohkem lümfimassaaži tegema või vähem kreemi peale panema või kas on see miski? No neid lootusi on mitmeid, et muidugi esiteks ma tahaks, et naised hakkaksid ennast rohkem märkama, oma ilu väärtustama ja endasse panustama, see on esimene asi. Teiseks ma loodan muuta uskumust, et teatud vanusest algab üks kiire allakäigutee. Ilu ei ole number. Et me kõik muutume, nagu looduski muutub, see on loomulik ja ütlemata ilus, aga see, kuidas me muutume, on paljuski meie endi kätes, et mina usun, et ka 50, 60, 70 ja nii edasi aastates naine võib imekena välja näha, kui ta endasse panustab, kui ta enda eest hoolitseb. Sest et ega ilu ju ei tähenda, et sa oled sile igatepidi, et ilu tegelikult vaatab meile vastu enesearmastusest, see on sära, see on eluenergia, see on vitaalsus, aga kõik need asjad ei tule niisama, et me peame neid eneses alal hoidma, neid taastama, neid nagu toitma. Ja kolmandaks ma sooviks muuta müüti, et enesehooldus on hirmus kallis lõbu. Et tegelikult ei ole ja enamus meie soovitusi siin raamatus ei vaja erilisi investeeringuid, üksnes igapäevast pühendumist. Just, kui ma ka seda raamatut lugesin ja sirvisin ja vaatasin, siis mulle sai ka selgeks see, et mul ei pea olema selle jaoks sadu tuhandeid eurosid, et ilus olla, vaid need on tegelikult täiesti lihtsad, kodused ja praktilised nipid, mida iga päev teha ja ilmselt on ka siis tulemust oodata ja näha. Nii et ei ole see ilus olemine üldse nii kallis. Jaa, absoluutselt ja kehaga tegelemine või iluga tegelemine on tegelikult kogu keha töö. See ei ole ainult see, et ma panen mingit kallist kreemi endale näo peale, vaid et need on sellised igapäevased, lihtsad tegemised ja harjutused terve kehaga, mis siis paistavad välja ka meie välimusest, näost, nahast. Mitte, et kreemid ei oleks olulised, need on ka. Jaa. Kui siit nüüd edasi vaadata ja mõelda, siis mida tähendab sinu jaoks üldse naiseks olemine? No sel teemal võib väga pikalt rääkida, aga ma vastan sulle võib-olla märksõnadega. Et minu jaoks naiseks olemine on müstiline, voolav, tark kindlasti, intuitiivne. Naiseks olemises on mingi selline soojus ja külluslikkus. Ja, et see nagu võtab kokku minu jaoks, kui sa oled oma tõelises naiselikus väes ja jõus. Ja kuidagi muutusin vaikseks, et pani mõtlema väga ilusad märksõnad. Et tõesti naine on siuke voolav ja
esindab mõnusaid maaelemente, nii et oleme tõesti kõike. Kuidas on ühiskondlikud ilustandardid mõjutanud näiteks sinu enesehinnangut või naiselikku tajumist? Ja mis on, et kas meil on need ühiskondlikud ilustandardid? Naised peavad olema jalad raseeritud, kaelaalused raseeritud, sile, pikad juuksed, No me kõik, pikad ripsmed. me ju kõik teame vastust, et Jah. nii on. Et see on nagu see, mis ühiskond, eks ju, on meile ette söötnud. No jaa, kui ma olin noorem, siis mul oli ikka väga palju selliseid, kuidas nagu öelda, enesehinnangu probleeme. Et ma olin väga ebakindel. Ja võib-olla see oli ka üheks põhjuseks, miks ma üldse ilumaailma sukeldusin oma 20-ndates eluaastates. Et ma leidsin, et see väline ilu annab mulle nagu sellise turvarüü või enesekindluse, noh, mis muidugi ei olnud tõene, see oli selline illusioon. Aga obviously aastad on möödunud, on olnud igasuguseid kogemusi, õppimisi, kukkumisi, arusaamisi. Ja nüüd ma võin öelda, et ma olen nagu selle silla hoopis teises otsas, et mulle siiani meeldib enda eest hoolitseda. Ma armastan ka meikida, ma arvan, et see on äge, naise rituaal, kui nii võib öelda. Väga Üldse ehtimine. Jaa, see on tõeline kingitus meestele. Jaa, aga ma teen seda hoopis teistel põhjustel nüüd. Pigem see on, kuidas nagu öelda, et ma naudin mängu ilu, mängu võlu, et see lisab lihtsalt sellele mängule mingi sellise nüansi. Aga see ei ole enam nagu, ütleme, et ma ei tee seda enesekindluse saavutamiseks nagu sellistel eesmärkidel. Aga jaa, et loomulikult ühiskond tahab meid kogu aeg mingitesse raamidesse suruda. Ja kahjuks, mis see siis teeb, et naised tahavad endale osta noorust, mitte nooruslikkust. Mina arvan, et noorus ja nooruslikkus on kaks erinevat asja. Et nooruse ihalus ongi see, et me siis tahame kõik olla need 25-esed, iga hinna eest, kus tulevad mängu need ilusüstid ja kõik selline asi. Aga nooruslikkus on siis minu jaoks see vitaalsus, eluenergia, sära, uudishimu, kõik nagu selline. Jaa. Sa mainisid alguses sellist huvitavat sõna nagu iluämbrid, et kas sa tahad võib-olla jagada, mul lihtsalt tekkis kohe huvi, kas sa tahad jagada mingit iluämbrit või mingit läbikolistamist, ma ei tea, kas 20-ndate alguses või mis oli see miski, mis sa mida läbi tegid või arvasid, et see kindlasti hullult töötab, aga tegelikkus oli vastupidine või kas on olnud mingit seika, kus paned peale endale maski või kreemi ja lõpetad hoopis allergilise reaktsiooniga? Jaa, need iluämbreid on olnud omajagu, mõned neist on lihtsalt naljakad. Aga võib-olla selline kõige suurem iluämber on minu jaoks olnud see, et oma 20-ndates, kui ma siis alustasin ajakirjades ilutoimetaja karjääri, mulle saadeti ju tohutult palju tooteid. Põhimõtteliselt mul oli kättesaadav kogu see ilumaailma toodang nii-öelda. Ja ma nagu ma uskusin tootja lubadusi. Selles mõttes, et see oli minu jaoks võib-olla kõige olulisem selle toote juures. Mis asja mingi tavaline niisutaja, mida see peaks minuga tegema? Ma tahan tulemust, ma tahan mingit imet, ma tahan innovatsiooni, ma tahan midagi erilist ja kui see tootja nagu lubas mind 7 päevaga märksa nooremaks ja siledamaks, siis see oligi minu jaoks see. Ja lõppkokkuvõttes, mis see nagu tegi minuga, mul on ülitundlik nahk nüüd ja ma olen tegelikult suuresti selle ise põhjustanud endale hästi palju igasuguseid asju peale määrides ja proovides ja nii edasi.
Ja mis ma nüüd olengi siis õppinud sellest kõigest ja mida ma nüüd praktiseerin, on see, et tegelikult nahk vajab suht vähe. Hästi oluline on see naha enda tasakaal, mikrobioom, et see oleks korras. Ja ma kasutan, eks ju, teatud aktiivaineid nüüd ka, aga see baashooldus on kõige olulisem. See lihtne, tavaline niisutus ja siis sinna juurde nagu aktiivainete lisamine. Et kunagi mul oli vastupidi, et minu põhihooldus olid aktiivained ja kui nahk läks nässu, siis ma hakkasin tegema baashooldust. Et jah, et noh, selles meie raamatus on kõik ka nahahoolduskomponendid hästi nagu lahti seletatud, et mida teeb, mida võtta, mida jätta, mida vältida ja need on kõik nagu minu enda kogemusest lähtuvalt, et kõik need sellised ämbrid on seal kirjas. Ärge teie tehke, ma tegin läbi teie heaks. Just, et päris mõnus on tegelikult niimoodi võtta mingisugune raamat või ilupiibel kätte, et kus keegi on tõesti need ämbrid sinu eest ära teinud ja läbi kolistanud ja... Aga ma võin sulle ühe naljaka ka rääkida, kui sa jah, tahan väga. See oli, ma käisin siis keskkoolis ja siis oli hästi uus asi, tulid need ise pruunistavad kreemid. No mul oli ka vaja selline osta endale ja siis ma panin hommikul enne kooli, panin selle kreemi endale näo peale, vaatasin, mitte midagi juhtunud. Mõtlesin, et ma panen teise kihi veel. Ja siis ma läksin kooli ja mingi hetk ma vaatasin, mis asja, miks kõik mind vahivad nagu? Miks nad üllitavad? Ja siis ma lähen nagu tualetti peegli ette ja Jesus Christ. Ma olin näost täiesti oranž, mitte pruun, selline nagu, ma ei oskagi öelda, selline tume oranž. Sa võis. Ja siis võid juba ette kujutada, kuidas ma madal stardiga kodu poole punuma pissin. No see on nagu selline naljakas iluämber. Mis lõpuks aitas? Et ilmselt vist aeg, et see maha kuluks? Jaa, no see ei tule jah niimoodi, et pesed maha, vaid et see siis peab uuenema selleks veits. No ei mitte jah, selles mõttes, et see koorub, eks ju maha ja siis on okei. Ma arvan, et siit on ka hea edasi minna küsimusega, et kuidas sa siis ikkagi ise hoolitsed oma tervise ja heaolu eest ja võib-olla ka mingisugused ilunipid või sinu hommikurutiin, et milline see välja näeb, et räägi sellest. Võib-olla selline põhiline asi või kõige olulisem, mis ma tahaks nagu välja tuua, on see, et ma valin nagu kõike, mitte ainult, ma ei mõtle siin ilutooteid, vaid kõike, nii suhteid, mõtteid, olukordi, ma valin teadlikult. Ma olen võtnud sellise täisvastutuse, et mitte keegi ei vastuta nagu minu selle heaolu ja tervise ja nii edasi eest, ainult mina ise. Väga, väga hästi öeldud. Ja minu kõige olulisem selline rutiin on hommikurutiin, et see on tõesti selline, millest ma naljalt ei loobu, ükskõik, kas ma siis lähen reisima või kus iganes ma viibin. Et mul on väga oluline see väike selline ajaaken hommikuti iseendale ja ma ärkan teistest varem, ütleme vähemalt pool tundi, vahel ka rohkem varem ja esimese asjana ma joon klaasi sooja vett, kuhu olen tilgutanud veidi sidrunit ja Ecoshi mineraaleksid, mis on siis sellised nagu vedelal kujul mineraalained. Mõnikord ma võtan selle klaasitäiega ka 3 spiruliina tabletikest. Siis ma joon, seda ma ei tee kogu aeg, aga hetkel just praegu on mul selline periood, kus ma siis joon veel ühe suure klaasi sooja vett Ecoshi soolepuhastuse pulbriga. Et kuna praegu on just täpselt, et see nagu paneb keha hästi käima ja viib minema kõik
jama, toksiinid ja nii edasi. Seejärel ma löön nagu kehas lümfi käima, kui nii saab öelda. Ma raputan, ma koputan, ma venitan. Saan siin vahel öelda seda, et kui ma käisin sinu raamatu esitlusel, siis te tegite ka seda mingit koputamist ja me tegime sellise väikese näidise ja tegelikult raamatus on see kõik väga niimoodi selgelt välja toodud, näidatud piltidega, kõik seletused juures, et jah, et see on seal kõik olemas, mida ma teen. Ja siis ma mediteerin, mis on minu jaoks ülioluline, et minna sinna kohta, kus on minu päris mina, siis kui nii võib öelda. Ma sean päevaks alati taotlused, mida ma tahan sellelt päevalt või võib-olla see on nagu vale öelda, mida ma tahan sellelt päevalt, aga et kuidas ma soovin tunda, võib-olla see on nagu olulisem ja see, et ma suudaksin, et mul oleks see võime tunda ära need asjad, mis mind ei toeta ja need endasse vabastada lihtsusega. Ja kui ma olen selle teinud, siis võib-olla see on minu väike sihuke patune koht, et ma ei söö ennem, ma ikkagi teen endale, siis ma teen kohvi, aga ma ikkagi ei joo seda täiesti tühjale kõhule, et ma olen ikkagi juba eelnevalt midagi on seal all. Just. Soolepuhastusest juba kiudainet. Just, täpselt. Ja ma joon siis tassi kohvi. Mulle meeldib juua seda sellise tohutu vahustatud piimahunnikuga. Ma panen kaneeli, siis ma panen sinna veel Ecoshi kollageeni pulbrit sisse. Ma olen seda isiklikult saanud ja unistan sellest ka siiani. See on sinu poolt muide mega kompliment, sest ma tean, milline tohutu kohvikurma on. Ja toidulisanditest siis, ja siis ma söön muidugi hommikust, see on tavaliselt mingi proteiinirikas asi. Ja võtan toidulisandeid ka, põhilised on magneesium, siis Q10, kalaõli kindlasti. Ja siis ma jumaldan kõiki neid seenelisi nagu reishist lõvilakani. Aga teised adaptogeenid mulle meeldivad ka nagu ashwagandha ja cordyceps ja mis seda nagu stressifooni aitavad nagu maas hoida ja annavad sellise mõnusa fluidumi. Ja oota, mis sa veel küsisid? See oli nii pikk küsimus. Oli küll. Mis seal oli veel, et midagi veel, ilurutiinid või? Ja ilurutiinid, praktilised nipid ja tegelikult sa tõid väga hästi välja ka juba need toidulisandid siia mõnusasti. Et ma tegelikult tahakski kohe küsida siia otsa, et mis rolli need toidulisandid mängivad selles et ilus olla, et kas on siis nii, et sööd seda toidulisandit ja oled ilus või kui oluline on ka sinu jaoks see, et see toit ise oleks juba see nii-öelda justkui nagu see toidulisand on ju, et kui oluline see on või mis rolli need lisandid no niimoodi muidugi ei saa päris, et ma nagu söön mida iganes ja siis ma toetun lisanditele ja arvan, et that's it, et see nagu teeb selle triki ära. Et tegelikult ikkagi nagu peab jälgima nagu, et toidulaud oleks mitmekesine, ma saan kätte kõik vitamiinid, mineraalid ja nii edasi, aga tänapäevases maailmas see muld on meil nagu ta on, et on ju tegelikult isegi kindlaks tehtud, et toidust me see muld ei ole enam see, mis ta kunagi oli, seal ei ole neid mineraalaineid ja nii edasi, et see toit ei ole nii toitainerikas, kui ta oli mingid 100 aastat tagasi. Ja selles mõttes ma täiega nagu toetan ka lisandite tarbimist, eriti teatud vanusest, ütleme, et kui näiteks kehas ju hakkavad näiteks kui ma räägin nüüd ilu seisukohast, on ju kollageeni tase hakkab langema, hyaluroonhappi tase hakkab langema, Q10 tase ja siis olekski nagu kaval neid asju juurde võtta ja siis tegelikult ju võib teha nagu selliseid kuurikesi.
ma ise nagu ka aeg-ajalt võtan nagu spetsiaalseid iluvitamiine, kus on siis paljud sellised ilu jaoks olulised toitained ühes nagu sees, üheskoos. Näiteks tavaliselt on seal C-vitamiin, räni, tsink, niatsiin, biotiin, oomega-3 rasvhapped väga olulised, muidugi probiootikumid on ju, seedimisele. Et seedimisest ju saab väga palju alguse. Ja teha selliseid nagu kuure, et sellised kuurid sobivad igas vanuses naistele nagu aeg-ajalt tegemiseks, sest et stressitase, ikkagi see stress meid kimbutab, on ju, või hooajati, et näiteks teha, ma ei tea, sügisel, kevadel, et millal iganes tunned, et keha vajab nagu sellist ekstra, sest et keha, me ehitame ennast üles toidust, põhimõtteliselt me oleme, see on nagu siuke klišee lause, aga see on nagu nii tõsi, et põhimõtteliselt me oleme üks ühele see, mida me sööme, sest et see on see, kust keha saab seda ehitusmaterjali. Just. Nii et alati, kui midagi nagu suu panna, siis nagu selle mõttega, et kas see ehitab mind ülesse või et ja see lause peab minu arust väga paika ja huvitav on see, et mingisugusest teatud vanusest me hakkame seda lauset ka paremini mõistma. Et võib-olla seal 20. alguses veel, mis sa räägid, on ju, korraks nagu siuke, võib-olla ei taha kuulda ka, aga siis hakkab kuskilt sealt edasi hakkab nagu tulema see. Just. Aga hea on teada seda, et kui sa oled noor, siis see noorus kannab sind, on ju. Aga tegelikult ütleme see, kuidas sa hoolitsed enda eest 20-ndates, näitab oma vilju 30-ndates. See, kuidas sa hoolitsed enda eest 30-ndates, näitab oma vilju 40-ndates ja nii edasi. Et me nagu pidevalt panustame või nagu sellesse tuleviku minasse siis. Et see on selline investeering tulevikku. Ja jällegi väga ilus ja hea meeldetuletus, et ega need seal 20. alguses unetud ööd ja kõik see muu annab ka mingil määral ongi aastate pärast tunda või stressi näol tunda, nii et see on väga hästi öeldud. Aga kui näiteks mul ei ole hommikul 30 minutit aega, või kui ma ei võta endale seda aega, et võib-olla kuulajatele ka, et mis on need võib-olla sellised 3 asja, tegevust või toidulisandit või mingit ilunippi, mida kohe kindlasti võiks teha? No ega siis jah, et alati ega minul ka on vahel hästi kiireid hommikuid, kus ma ei tee pool tundi või tund aega neid asju, aga ma teen alati midagi. Ja üks asi, mida kõik tegelikult saavad teha, on see, et sa ei pane kohe telefoni sisse ja hakka kohe uudiseid lugema. Et tegelikult juba see, et kui sa teed oma väikesi hommiku, mis iganes, kas või teed omale hommikusööki, siis võta see hetk nagu iseendale tegevuse käigus, et ära sukeldu kohe sellesse infomaailma, mis kohe paneb sind selle, kuidas öelda, nagu vajutab mingit stressinuppu sinus. Kohe kortisooli tööle. Just. Et tegelikult ju sellised, kui sul on nagu kiire, siis sellised taotlused päevaks saab teha ka käigu pealt, kas või hambaid pestes. Kas või see, et sa vaatad nagu peeglisse samal ajal, kui sa pesed hambaid, eks ju, ja ütled endale mõne komplimendi. Alguses võib see olla nagu kõlada jaburalt, aga kui sa nagu teed seda piisavalt nagu järjepidevalt, siis see muutub nagu sulle omaseks. Varsti sa oskad teistmoodi, et sellest saab nagu uus nagu sinu sisehääl või uus harjumus ja mõtle nagu, et ma tahan tunda ennast, ma tahan olla armastuse energias täna või ma tahan olla julguse energias täna ja sea endale selline väike selline nagu taotluspäevaks. Ja
ja sellised lihtsad nagu nipid, alati ei pea tegema kõike maksimumprogrammiga, sest vahel ongi niimoodi, et sa juba mõtled, Jesus, kui palju asju ma pean tegema, mul ei ole aega, ma ei saa ja siis sul tekib sellest stress. Tee kas või natukene, tee mingi pisikene selline asi, alusta väiksemalt ja et sa võid ikkagi ju juua selle klaasi vett kõige esimese asjana. Joo see klaas vett ja pane sinna natukene sidrunit või ja siis alles mine liigu teiste asjadega edasi. Ja tead, tegelikult lümfi käima tõmbamine on väga lihtne. Tegelikult on väga lihtne, sa võid olla ainult nagu 2 jala peal ja niimoodi kergelt hüpitada ennast. Just. See ei võta üldse kaua aega. Ja ma ütlengi, pärast seda raamatu esitlust olen ma absoluutselt iga hommik teinud seda ja ma saangi aru, kui lihtne see on, et see võib olla kas või see, et ma olen lihtsalt voodis pikali ja oma siis kaenla aluseid nii-öelda mudin ja ma olen seda juba nüüd mõnda aega teinud ja ma tunnen küll, et see on lihtsalt ka, ütleme, mu nagu vaimsele tervisele mõjub see juba hästi, see teadmine, et ma töötan nende lümfidega, sest lümfid vajavad nii-öelda töötamist. Absoluutselt, jah. See täiega lööb energia käima. Jaa, aga kust me seda vinget raamatut osta saame ja kas me saame sind ka jälgida kuskil? See raamat on müügil siis Rahva Raamatus, aga teistes suuremates raamatupoodides ka, kusjuures ma isegi nägin seda Selveris, mis oli eriti lahe. Ja mind võib aeg-ajalt leida Rocca al Mare bioteekast, kus ma olen ka bioteeker ja nõustan. Instas ma olen ka, aga ma jätan ette, mul ei ole avalik konto, peab saatma järgimissoovi. Sest mul on, ma ei ole nagu postitanud midagi, kuidas öelda, nagu ärilistel eesmärkidel. Igapäevaelu. Et mul on, ma postitan, kui midagi inspireerib mind ja see on selline suhteliselt isiklik. Ja that's it. Väga vinge, nii et kõikidele kuulajatele ka väga julgustan seda raamatut endale soetama või miks mitte ka kinkima oma tütardele näiteks, sest et ma leian ka, et siin on nii palju vingeid ja praktilisi nippe, et see ei ole jah lihtsalt raamat, mis räägib, et määri peale seda kreemi või teist, vaid tõesti, kuidas kogu oma keha, meele ja vaimuga koostööd teha. Nüüd tuleb veel üks põnev osa, kus ma tahaks küsida sinult mõned lõpuküsimused, mida siis me küsime meie kõikidelt saatekülalistelt ja sina saad olla esimene. Nii et ma küsin sinu käest, et kas sul on mõni raamat, tsitaat, laul või luuletus või olgu ükskõik siis mis tahes muu asi või mõte, mille sõnumit endaga alati kaasas kannad ja oluliseks pead? See vastus on õnneks suht lühike. Minu selline elumuutev õpetus tuleb Lester Levensonilt, seega siis tema raamat Happiness is Free. Oh. Väga äge. Kui sa peaksid valima 3 kõige olulisemat asja heaolu ja tervise heaks, siis mis need oleksid? Maga hästi, liiguta end ja lase lahti kõigest, mis sind ei toeta. Väga ilus. Ja jaga meiega ka oma viimase aja suurimat elamust, avastust või ahhaa momenti. Ma ei tea, millegipärast ma saan kõik oma sellised kihvtid elamused maakodust, nii et vastus tulebki siit, et ma märkasin, et maakodus on juba tulbid tärkamas. Ossa, nii et kevad tuleb täiega ja
Aeg läheb kiiresti, nii nagu ka meie saade on jõudnud täitsa lõpusirgele. Mis mina sellest saatest kaasa võtan, on see, et mulle hästi meeldib, kuidas sa räägid ilust kui sellest, kes me oleme siis suuresti, kuidas ma siis ka ütlen, meie mõttemaailmalt võib-olla, et ilu ei ole tõesti ainult see, et mis kreemi sa endale peale paned, milliseid riideid sa kannad, vaid see ka, kuidas me mõtleme, millised on meie mõttemustrid, et ka kui sa ütlesid, et mis on need hommikused asjad, mida teha, et siis ei olnud see, et pane endale C-vitamiiniga kreemi ja siis puhasta mitsellaarveega nägu, vaid et seal olid need mõtted, et ütle endale midagi ilusat või tõesti võta endale hetk mediteerimiseks. Et minu arust väga-väga ilus lähenemine. Nii et aitäh sulle, et jagasid meiega oma tarkust, kogemust ja sinu puhul kindlasti ka siirust. Sinu kirg ja pühendumus aitavad kindlasti paljudel naistel näha ilu hoopis sügavamalt ja tähendusrikkamalt. Saan siinkohal öelda ka, et ka mina ise olen hakanud nüüd ilust ja naiseks olemisest natukene teisiti mõtlema või natuke teistmoodi sellele vaatama. Ja leian, et su töö ja sõnum on inspireerivad ning loodetavasti leiab see tee paljude südametesse. Aitäh, Liina, et kutsusid ja hästi vahva oli sinuga rääkida. Aitäh! Ja aitäh, et sa julged olla ka sina ise. Nii et aitäh sulle ka, hea kuulaja, et veetsid selle pooltunnikese koos meiega, natukene rohkem kui pool tundi. Aga loodan, et sa oled inspireeritud ja et me avasime ka sulle uusi vaatenurki, sest et ilu pole number, nagu ka siin raamatu kaane peal kirjas on, vaid see on tunne, mis peitub enesekindluses, armastuses ja hoolitsuses enda vastu. Nii et esitan sulle ka, armas kuulaja, ühe küsimuse, et mis on see üks asi, mida saaksid sina teha juba täna selle jaoks, et tunda end oma kehas ilusana ja enesekindlamana? Vasta sellele küsimusele näiteks märkmikusse, päevikusse või mõtle lihtsalt läbi. Ja kui sulle meeldis meie tänane saade, siis jaga seda ka näiteks oma sõbraga, kellele see võiks samuti kasulik olla. Ma kutsun sind jälgima meid ka Facebookis ja Instagramis @peoteeka.ee, et olla kursis erinevate põnevate teemadega. Kutsun sind liituma ka meie Peoteeka uudiskirjaga, et olla kursis erinevate kampaaniate ja pakkumistega. Ja info leiad selleks siis meie kodulehelt peoteeka.ee ja paremal on siis üks selline lilla kastikene liitu uudiskirjaga. Nii et aitäh sulle, Agnes, veel kord. Aitäh sulle, hea kuulaja. Ja tuletan sulle meelde, et hoia oma keha, hoia oma hinge ja oma valgust ja kohtume juba järgmises saates, nii et imelist kevadet!